Narva-Jõesuu linnavalitsus on algatanud haridus- ja noorsooteemalise arengukava ja selle raames on nüüd 2 päeval toimunud 3 kohtumist. Üks oli eile Narva-Jõesuu koolis, täna oli teine Olgina rahvamajas ja nüüd praegu just lõppes Sinimäe koolis. Jaan Urb, selle projekti juht, milline on esmamulje? Tere ka kõigepealt, et Jaan tõepoolest minu nimi ja see ei ole esimene kord, kus ma siin piirkonnas ringi olen käimas, et enne seda, kui me üldse inimestega laiemas ringis rääkima hakkasime, et käisime läbi kõik Narva-Jõesuu omavalitsusasutused, haridusasutused, siis vestlesime nende juhtidega, et üleüldse endale sellist paremat pilti luua. Ja mis tegelikult on võib-olla nagu oluline ja eristuv, ütleme siis ka Narva-Jõesuu puhul, on see, et väga pika ajaperioodi jooksul on tegelikult nii laste kui õpilaste arv olnud enam-vähem stabiilne, samamoodi nagu Narva-Jõesuu elanike arv ka tervikuna. Et võrdluseks Ida-Virumaa tervikuna kahjuks kaotab elanikkonda. Ehk siis siit võib-olla esmane järeldus see, et selliseid fundamentaalseid eksistentsiaalseid probleeme otseselt siin Narva-Jõesuus ei ole. Ehk siis, et kas siin tuleks lähiajal mõni kool kinni panna või lasteaia tegevus lõpetada või midagi sellist, et me selle arengukava perioodi jooksul ma ei näe, et see oleks esimene nagu teema. Ja kogemused Eestist ja siit samast Ida-Virumaalt on näidanud, et see on tegelikult päris valus erinevatele kogukondadele. Teisest küljest mis siit nagu välja kumab, on see, et tegemist on omavalitsusega, mis on ühinemise järgselt koosneb siis erinevatest piirkondadest. Ja seda on siit küll natukene tunnetada, et sellist meie tunnet on veel vähevõitu. Et ikkagi räägitakse, et nemad seal Olginas või nemad seal Narva-Jõesuus. Et tegelikult on üks sama omavalitsus nagu kõik, eks. Et sellist üks kogukonna tunnet, seda ei saa arengukavasse kirjutada, et see peab tekkima, eks ole. Teine teema, mis tuleb ette, on selline üldine nagu halduskorraldus, struktuur, et on 2 lasteaeda 3 asukohas, 2 erinevat kooli, siis on meil muusikakool, siis on huvikeskus, et tegelikult on suhteliselt väike omavalitsuseks, alla 5000 elaniku. Igal asutusel veel oma juhid, omad dokumentatsioonid, omad arengukavad, et selle loogika võiks tegelikult läbi mõtestada, selle võiks nagu korda saada. Ja nii palju, kui need üritused siin ka peegeldasid Narva-Jõesuus, kus juures osalesid ka lapsevanemad, siis ootus selles osas on. Ehk siis nii asutuste juhtidel endil kui ka laiemalt tundub, et tegelikult võiks see süsteem olla kuidagi ühtlustatud, kuidagi korras. Et see on nagu võib-olla selline esimene mõte, mis siit nagu pähe tuleb. Kindlasti, mis puudutab Ida-Virumaad, siis hästi oluline teema on ju peatselt eestikeelsele haridusele üleminek. Et me loomulikult küsisime ka juhtide käest, et kuulge, kuidas teil lood on, olete te valmis või? Ja mõtleksin, et ega see olukord ei ole nutune. Et loomulikult on oma kitsaskohti, kindlasti on hariduse tugispetsialistid on üks nendest, sest kellel on nagu vastav kvalifikatsioon, ei pruugi olla keeleoskust ja vastupidi, aga üldiselt siin-seal on õpetajaid juurde küll vaja, aga neid ei ole võib-olla korraga vaja, sest üle läheb, eks ole, 1. ja 4. klass kõigepealt, kus siis lasteaed. Aga mulle tundub, et seda mastaapi arvestades on võimalik see oskusliku sellise personaliotsingu ja personalijuhtimisega tegelikult nagu saavutada. Et see on selles mõttes kindlasti võib-olla eelis mõne teise omavalitsuse ees, kes samamoodi sellise teema ees seisab.